Ma oma küsimuses Valdo Randperele juba mainisin, et minu hinnangul on selle eelnõu näol tegemist ja selle lepingu näol tegemist vägivallaga Eesti ühiskonna vastu. Sest nagu tõi ka praegu eelkõneleja välja need numbrid, on täiesti selge, et enam kui pool inimestest, kes on viitsinud ennast asjaga kurssi viia, ei toeta vangide toomist Rootsist Eestisse. Ja täiesti arusaadavatel põhjustel. Ja jutud mingitest rahadest, mida me hakkame teenima, ausalt öeldes see viitab banaanivabariiklikule suhtumisele valitsuse poolt Eesti riigisse. Et me oleme banaanivabariik. Et kui meile pakutakse raha, siis me oleme nõus, ma ei tea millega, oleme nõus võtma kurjategijaid, vägistajaid, islami terroriste, ideoloogilisi terroriste, kes istuvad oma aja ära, aga nad on nii ideoloogilised, et pärast vabanemist hakkavad nagunii oma islami ideoloogiat uuesti vägivaldselt juurutama. Ja meil on ju ajaloost ka näiteid sellest, kuidas püütakse oma kurjategijatest lahti saada neid kuskile mujale saates. Inglismaa, Suurbritannia saatis oma kurjategijaid Austraaliasse. Prantsusmaa saatis Prantsuse Guajanasse. Ja neid näiteid võime tuua veel. Mingitele Vaikse ookeani saartele on saadetud kurjategijaid. Nii et see on niisugune varasem ajalooline praktika juba, et need, kellele kuritegevus üle ääre ajab, püüavad nendest kurjategijatest lahti saada, saates nad kusagile ära, kus nad vastu võetakse või kus ei ole vastuseisu nende vastuvõtmisele. Ja meie jaoks on sellega probleem lahendatud. Aga meie jaoks ei ole probleem lahendatud. Meie jaoks ei ole probleem lahendatud. Meile Eestisse tähendab see kumuleerivate probleemide vastuvõtmist Rootsist siia toodud vangide näol. Kumuleerivate. Kõik probleemid ei tule välja kohe. Asjadel on oma arenguloogikad ja need probleemid hakkavad ilmnema ajapikku. Ja meil ei ole vaja neid probleeme. Siin on eelkõnelejad toonud välja terve hulga põletavaid probleeme, mis meie ühiskonna ees on, alates meie haridussüsteemi kokkukukkumisest ja lõpetades meie meditsiinisüsteemi kriisiga. Need on reaalsed probleemid, mis vajavad lahendamist. Ja selle asemel me tegeleme siin juba, ma ei tea, 5. tundi Rootsi vangide küsimusega. See on vägivald Eesti ühiskonna suhtes ja mitte ainult selles tähenduses, et absoluutne enamus inimestest on nende vangide siia toomise vastu, vaid ka selles tähenduses, et see vägivaldselt suunab meie tähelepanu kõrvale reaalsetelt probleemidelt, millega me peaksime tegelema päevast päeva ja millede lahendamisest sõltuvad meie oma inimeste tervise, hariduse, sotsiaalse tasakaalu ja kõige muu igapäevaste probleemide lahendamised. Nii et seda esiteks. Nüüd Reformierakonna esindaja tuli muidugi lagedale sellega, millega nad oskavad ainult lagedale tulla, kui neil enam muud trumpkaarti kuskil seal võidunud kaardipakis ei ole. See on julgeolek. Kujutad sa ette? Rootsi laevastik ja Rootsi lennuvägi ei tulegi Eestile appi, kui me ei võta vange siia. See on naeruväärne, sõbrad. Meil on NATO leping, meil on liitlassuhted, meil on ühisõppused, meil on ühisprojektid, meil on teabevahetused, ma ei tea, mis asjad, ma ei ole nii kursis võib-olla kõikide üksikasjadega, aga naeruväärne on väita, nagu ei tuleks Rootsi meile kriisi korral appi, sellepärast et me ei ole võtnud 600 islami terroristist vangi oma tühjalt seisvasse vanglasse. Niisuguste lapsikustega ei ole ju mingit mõtet tulla meid siin manipuleerima. See ei ole tõsiselt võetav jutt. Ja kui me nüüd võtame, et neid liitlasi on meil NATO-s terve hulk, siis ka sellesama vangladebati käigus on ju ilmnenud, et küll hollandlased, küll iirlased, küll soomlased on ka tahtnud ree peale hüpata. Neile me oleme ära öelnud. Nende puhul me ei karda liitlassuhete kahjustamist, aga näe, rootslaste puhul kardame. Et see ei ole tõsiselt võetav. Ja Isamaa esindajatele ütlen ma midagi. Ka meie oleme seda meelt, et see leping tuleb, nii nagu lepingu tingimused ette näevad, lõpetada. Aga ma tean ka seda, et selleks, et Isamaa lõpetaks selle lepingu, aga lõpetaks ka automaksu ja muud maksulepingud, mida nad on lubanud, on neile valitsusse vaja partnerina EKRE-t.
sest EKRE on tõepoolest see, kes lubab ja teeb, mitte ei hakka otsima siis põhjendusi, et meil on vaja veel fraktsioonis seda asja arutada. Meil ei ole vaja arutada. Mart Helme, kuidas me nüüd teeme?